hommikust kõigile ja tere tulemast siis Meriti veebiseminarile, kus me siis räägime täna sellest, kuidas koostada majandusaasta aruanne siis Merit Activa programmis. Minu nimi on Mari-Liis ja mina olen tänase veebiseminari moderaator. Sisulise osa viib läbi meie konsultant Diana Soppe, kes siis juba üsna pea meiega liitub, aga kuna ma näen, et inimesed veel alles siin vaikselt kogunevad, siis olen koostanud sellise pisikese küsitluse, et võib-olla natuke rohkem ka teie kohta teada saada ja ma loodan, et me saame võtta sellise mõne minuti ja siis vastata nendele küsimustele. Nii et ma nüüd panin ekraanile 5 sellist pisikest küsimust ja tahaksime siis natuke rohkem teie kohta teada. Ja palun märkige, kas te olete raamatupidaja, ettevõtja või tegelete hoopis millegi muuga. Samuti sooviksime teada, milliseid programme te olete kasutanud või kasutate praegu. Valikus on meil pandud siin Merit Activa, Standard Books, Directo, Simple Books või midagi muud. Tahaksime kindlasti teada, miks te osalete täna sellel seminaril, kas teil on veel aruanne esitamata või tundus seminar huvitav või võib-olla hoopis keegi soovitas või siis tahategi teada selliseid uusi nippetrikke, mida tulevikus siis rakendada. Samuti küsime veel teie kohta seda, kui kaua te olete siis kasutanud Merit Activa programmi, kas kuni 1 aasta, 2 kuni 5 aastat, 6 aastat või võib-olla ei olegi kasutanud veel. Ja viimase küsimusena tahaksime siis teada, kas kasutate ka Merit palka, jah või ei. Ja ma annan natukene veel aega, et te saate siin vastata ja võib-olla natukene räägin veel ka selle kohta, kuidas meil siis täna seminar toimub, et on planeeritud siis 1,5 tundi, kuid ma arvan, et võib-olla meil päris nii palju sellele ei kulu. Kindlasti tuleb ka meil küsimuste-vastuste voor, aga ta natuke teistmoodi, et me siis ei tee küsimustele vastamist veebiseminari lõpus, vaid tegelikult meil on siin eraldi all Q&A, kus te siis saate jooksvalt terve seminari vältel esitada meile küsimusi ja küsimustele vastab meie vanem konsultant Jekaterina. Nii et küsige julgelt ja kui nüüd jääb midagi õhku või te ei saa mõnele küsimusele vastust, siis alati võib võtta ühendust meie klienditoega, kes siis juba täiendavalt saab aidata. Ja kindlasti palun, et ärge kirjutage chati, vaid kasutame seda Q&A formaati, sest chatis võib olla lihtsalt mõni küsimus jääb 2 silma vahele. Ja vaatame siis kiirelt ka tulemused üle, et kes meil täna siin on. Nii et jagan teiega ekraanil samamoodi. Ma näen, et meil on siin väga suur hulk raamatupidajaid, aga on ka arvestatav osa ettevõtjaid, nii et tere tulemast kõigile. Samuti näeme, et meil on siin väga palju Merit Activa kasutajad, mis on meie jaoks super tore uudis. Ja kes veel võib-olla pole proovinud, siis ma usun, et saab siit julgestust enda jaoks. Ja miks me osaleme või miks teie osalete täna ongi siis see, et tahate teada midagi uut. Ma loodan, et Dianal on midagi põnevat teile varuks. Ja samuti vaatame, kui palju te olete kasutanud. Ma näen, et siin on päris palju pikaajalised Merit Activa programmi kasutajaid taaskord. Väga suur rõõm näha ja loodame, et tulete ka meie teistele seminaridele. Ja näeme ka siis kasutamist Merit palga osas, et see on suhteliselt pooleks. Nii. Aga siis ma arvangi, et kõigepealt aitäh, et küsimustele vastasite. Meil on ka endal ka väga põnev teie kohta rohkem teada. Ja mainin veel võib-olla viimase asjana ära, et antud seminari me salvestame. Nii et kui nüüd juhtub, et midagi jääb 2 silma vahele või te ei jõua endale piisavalt märkmeid teha, siis hiljem kõigile registreerunutele me siis saadame selle videoformaadis siis järele vaadatava versioonina ja paneme tegelikult selle üles ka meie kodulehele, kus siis Merit Activa videojuhendid asuvad ja jagame kindlasti ka sotsiaalmeedias. Nii et kui nüüd juhtub, et mõni asi on natukene kiire, siis sellest ei ole hullu, saab hiljem järgi vaadata. Aga ma arvan, et siis minu poolt kõik ja me võime alustada vaikselt siis sisulise poolega. Meiega liitub kohe Diana, nii et ma annan nüüd Diana sõna sulle üle. Aitäh! Tere kõigile ja aitäh Mari-Liis ilusa sissejuhatuse eest.
Igal juhul mina nüüd olen Merit Tarkvara klienditoe konsultant ja tänase veebiseminari teemaks on meil majandusaasta aruande koostamine. Selle käigus vaatame üle olulisemad programmi funktsioonid, missuguseid aruandeid saab kasutada raamatupidamise saldode kontrollimiseks ja kuidas saada programmist majandusaasta aruande XBRL fail ja see ettevõtja portaali üles laadida. Aga asume siis asja kallale. Meriti programmidega majandusaasta aruande koostamine ja esitamine on eriti lihtne, sest meil ei pea pangatehinguid käsitsi sisestama. Saate kogu aasta tehinguid importida XML failist, mille saab tuua internetipangast või kasutada pangaga otseühendusi, kus panga väljavõtteread imporditakse programmi automaatselt. Otseühenduse kasutamisel hakkavad read tulema alates lepingu aktiveerimisest ja kui teil on vaja importida ka eelnevat perioodi, siis selle saab tuua XML failiga. Otseühenduste võimalus on meil LHV, SEB, Swedbank ja Coop Pangaga. Ülejäänud Eesti pankadest saab võtta XML faili ja selle importida. Meil saab kasutusele võtta e-arved ja digiteerimise. E-arved on väga mugavad, sest need tulevad otse programmi koos PDF-faili ja eeltäidetud väljadega, mis säästab dokumentide sisestamiseks kuluvat aega ja väldib sisestamisel tekkivaid vigu. Meil on mugavad aruanded, mis muudavad raamatupidamise läbipaistvaks ja teevad saldode kontrollimise samuti lihtsamaks. Ja meil saab koostada majandusaasta aruande XBRL faili põhiaruannetest, mille saab siis ettevõtja portaalis üles laadida. Majandusaasta aruande peab koostama iga äriühing ja majandusaasta pikkus on tavaliselt 12 kuud, aga uute ettevõtete puhul võib see olla pikem kui 12 kuud, aga ei või ületada 18 kuud. Et enamasti kestab majandusaasta 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini, kui põhikirjas ei ole sätestatud teisiti. Majandusaasta aruanne tuleks esitada hiljemalt 6 kuu jooksul peale majandusaasta lõppu. Ehk kui ettevõtte majandusaasta on kalendriaasta, tuleks aruanne registrile esitada hiljemalt 30. juunil. Selleks, et majandusaasta aruannet üldse koostama hakata, tuleks raamatupidamisdokumendid sisestada programmi. Mainin ära, et meie programmid on ka API kaudu liidestamise võimalus, seega andmeid saab vahetada ja tuua teistest tarkvaradest, näiteks lao või kassatarkvarast või tööaja arvestuse tarkvarast palgaprogrammi. Meile teadaolevad API liidestuste pakkujad leiate meie kodulehelt partnerite alt. Ma kohe näitan ka, kuidas te selle üles leiate. Et lähete meie kodulehele ja klõpsate siit partnerid ja klõpsate siis edasi API, et siin on loend meie liidestuste tegijatest olemas. Ja kui te omale meeldiva programmi ja liidestuse infot siit ei leia, siis pöörduge otse selle programmi klienditoe poole. Aga nüüd on aeg programm ette võtta. Et siis müügiarved sisestatakse müük ja müügiarved alla ja ostuarved siis ost ja ostuarved. Et see ostuarvete menüü on selle jaoks, et kui juhuslikult ei ole võimalik kuidagi e-arveid aktiveerida või digiteerimisteenust kasutada, et siis saab siit sisestada käsitsi neid arveid. Et igal juhul me soovitame ikkagi e-arveid ja kõigi paber- ning PDF-arvete digiteerimist. Nende kasutuselevõtuga on võimalik jällegi aega väga märkimisväärselt kokku hoida ja kuna väljad on eeltäidetud, siis ka vigade tekkimise võimalust vältida. Enamus digiteerijaid on praeguseks teinud meiega ka liidestuse. Näitan nüüd teile, et kuidas näeb välja programmi tulnud e-arve ja mis sellega edasi peaks tegema.
et selleks kõik e-arved ja digiteeritud arved siis jõuavad meile ostumenüüsse ja kinnitamata ostuarved alla. Siin nüüd esimene arve meil on siin Telia. Võtame selle lahti. Et siin on näha, et Telia arve peal on enamasti hästi palju erinevaid ridu. Et seda nüüd veidikene kokku koondada, on meil selline hea koht nagu koondaread, selline nupuke. Kui me siia vajutame, siis saab valida, kas koondatakse käibemaksude lõikes, siis programm koondab erinevate käibemaksudega siis ridadele kokku või siis artiklite ja käibemaksude lõikes, et siis programm vaatab seda algdokumendi artiklit pluss siis käibemaksumäära ja koondab nende järgi. Mina valin praegu siin käibemaksude lõikes ja jäigi ainult üks rida meile siia. Nagu näha, siin e-arvel on kõik väljad eeltäidetud, kuupäevad, maksetähtpäevad, pangakontod, viitenumbrid, arvenumbrid. Et see töö on juba tehtud ja meie esimesel korral, kui nii-öelda see arve tuleb, peab selle artikli valima. Aga kui seesama tarnija saadab sama algdokumendi artikliga teile arve, siis tegelikult see artikkel on teil ka juba siin eelnevalt ära täidetud, et seda saab alati vahetada, kui vaja. Igal juhul mina valin siia telefoni kulu ja vaataks ka veel summad üle. Et siis summad on kõik õiged ja salvestame siis ostuarvena ära. Seda ka, et nii kaua, kuni need arved on selles nimekirjas ehk siis kinnitamata ostuarvetes, senikaua nende kohta pole raamatupidamises kannet, et need on sellised informatiivsed read. Ja järgmiseks on meil Flexonti arve. Siin on nüüd tegu põhivara ostuga, et põhivara ostul on hästi tähtis, et pannakse sisse selline linnuke nagu põhivara ost. Müügiarvetel on ka olemas põhivara müügilinnuke. Ehk siis, kui te põhivara müüte, siis pange kindlasti see linnuke enne sisse, siis programm teeb ise lõpetamise kanded ära, igal juhul. Siin on nüüd meil põhivara ost. Kuupäevad on kõik täidetud ja kui me klõpsame lahti selle artiklite nimekirja, siis meil on siin näha juba olemasolevad põhivarad. Ja siit saab lisada ka uue põhivara, et lisame selle põhivara siia ära. Nimetuseks läheb siis arvuti nimetus. Põhivara grupp. Ja siin saate ka siis amortisatsiooni meetodit valida ja kulumiprotsenti. Ja kõik see info ehk siis amortisatsiooni meetod ja kulumprotsent aastas tuleb põhivara grupi kaardilt. Seda võib alati siin siis muuta. Nii, aga lisame ära. Kui siin arve peal oleks veel mõni selline rida, mis ei lähe põhivarasse, no näiteks mingi väike hiir või siis klaviatuur, mis ei maksa väga midagi, siis uue rea peale programm avab automaatselt jällegi selle põhivarade nimekirja, aga kuna see põhivarasse ei lähe, siis ma saan valida siit ka näiteartikleid ja siis programm näitab täiesti tavalisi ostuartikleid, et siis saab siit kaudu valida. Ja siis salvestame selle ka ostuarvena ära. Järgmine arve on meil Cardestit ja see arve tegelikult on makstud ettevõtte kaardiga. Selle salvestame nagu täitsa tavalise ostuarve. Siin on siis meil muud tegevuskulud tegelikult paneks. Ja hinna paneme. Summad klapivad, salvestame selle ostuarvena ära. Et juhul, kui näiteks selle eest oleks maksnud aruandev isik, siis me saaks siin makseviisiks valida ka aruandva isiku, kes on meil siin Mart Murakas.
nii, salvestame selle ka ära. Järgmine arve on meil ühenduse sisene käive. Ehk siis on olulised täita ära tarnija kaardil käibemaksukohustuslase number, kindlasti sees linnuke käibemaksukohustuslane ja riik. Nii et riik on olulise tähtsusega selle juures, et kas toimub pöördmaksustamine või mitte. Selle tarnija puhul on tegu siis Iirimaaga ja salvestame selle ära. Kuupäevad kõik on olemas ja valime siia ka artikli. Ja käibemaksumäär on siin ka oluline ära märkida. Et kui me paneme siia siis sellel aastal kehtiva, kuna tegu on selle aasta arvega, sellel aastal kehtiva protsendimäära ehk siis 22, siis programm ei arvesta siia käibemaksu nähtavalt juurde, vaid see arvestus toimub tagataustal. Salvestame selle ostuarvena ära. Et siin on näha, et on tulnud arve aktsiaseltsilt Aide, tema on meil igakuine nii-öelda tarnija ja juba on need artiklid siin eelnevalt täidetud. Ja kõige viimane on meil Zone Media arve. Et tema nüüd on esitanud selle arve pikale perioodile, et siin on hea näidata teile periodiseerimist, kulude periodiseerimist. Kõigepealt tuleb lisada meil tarnija, sest seda meil siin veel ei ole. Programm teeb kohe päringu RIK-i ja toob andmed RIK-ist siia tarnija kaardile ära. Ja siia paneme ette makstud muud kulud. Et kui te kasutate arve peal sellist kontot, mis on Activa konto ehk siis ühega algav konto ja ta on ettemaksete bilansikirja all, siis ta tekitab peale selle arve salvestamist ostuarvena sellele arvele periodiseerimise nupu. Ehk siis ma salvestan selle praegu ostuarvena ära, siit kohe periodiseerida ei saa. Et lähme otsime selle arve nüüd ostuarvetest üles, et siis ostuarved. Ja meil oli see Zone Media arve siin. Ja nagu näha, on siin see periodiseeri kulud nupukene. Kerime natuke seda pilti allapoole, et seda perioodi oleks näha. Ja vajutame siia. Siin küsitakse perioodide arvu kuudes, mis on siit tagataustalt näha, et see on 12 ja perioodi alguseks on 1. jaanuar. Ja kulukontoks paneme siis sedasi praegu. Kui ma vajutan periodiseeri, siis programm näitab, et missuguste summadega, mis kuupäevadega teeb ta pearaamatu kannetesse uued kanded, et kõikide nende ridade kohta koostatakse siis pearaamatu kanne. Ja salvestame selle ära. Otse siit samast ostuarvelt saab vaadata ka need periodiseeritud kulude kandeid. Kui siia peale vajutada, siis klõpsate see lahti, siis näete ka kannet, et mis pidi see kanne siin tehtud on. Ma näitan teile korraks ka seda, et mille järgi te saate veel kontrollida, et see arve on läinud, ühenduse sisese ostu arve on läinud siis pööritamisele. Et selleks avate selle arve ja kanne OA4 selle nupu peal klõpsate, et niimoodi saate kõiki kandeid vaadata, mis programm seal tagataustal teeb. Kui siin sees on pöördkäibemaks, siis läheb see arvega pööritamisele. Nii, ostuarvetega on siis kõik, et järgmine asi, mida teha, on siis maksete läbikandmine. Et nagu ma enne mainisin, siis ostuarve enda peal saab märgi tasumine alt siis näidata ära, kui näiteks on makstud kassast see arve või kui aruandev isik on selle eest maksnud. Et ma näitan ka, mis valikud siin on. Et siin on siis aruandev isik, kassa ja on ka muid makseviise. Et selleks, et nüüd panka läbi kanda või pangamakseid, selleks läheme siis maksed ja maksed alla.
ja meil on siin tulnud 16 uut rida, see on nüüd otseühenduse kaudu ja kindlasti soovitame seda importi kasutada, sest käsitsi sisestamine võtab tõesti väga-väga palju aega võrreldes sellega, et siin lihtsalt paar klõpsu ja ongi tehtud. Ja otseühendused on meil olemas siis Swedbanki, LHV, SEB ja Coop Pangaga. Ja otseühenduste aktiveerimine käib maksed ja pangad alt. Ja seda esimest aktiveerimist selles baasis saab teha ainult selle ettevõtte juhatuse liige. Ja kui selles ettevõttes on juba mõni autentimine juhatuse liikme poolt tehtud, siis järgnevad aktiveerimised, mis nõuavad autentimist juhatuse liikme poolt, saab programmis see peakasutaja juba ise ära teha. Ja kui võtta nüüd üks pank siit lahti, siis siin on selline lühijuhend, et kuidas selle pangaga otseühenduse aktiveerimine käib ja aktiveerimine siis Swedbanki puhul on niimoodi, et gateway lepingu peab internetipangas ära sõlmima, siis võtma selle lepingunumbri ja loo otseühendus pangaga, siis linnuke tuleks ka sisse panna. Ja siis tuleb see autentimise aken ette. Ja sellest hetkest, kui see leping on aktiveeritud, hakkavad need read siis tulema programmi. Ja ma näitan teile ka seda sidumist, et kui need maksed all, siis on see panga väljavõtte import tulnud, siis rohelised read on need, mida programm on osanud juba ise ära siduda ja valged ja hallid siis need, mida peaks programmile ise see kasutaja ära näitama, et millega see täpsemalt seotud on. Nii kaua, kuni need read on siin panga väljavõtte impordi aknas, nii kaua need on lihtsalt informatiivsed read. Ostuarvete peal näiteks, kui on seotud üks ostuarve juba selle panga väljavõtte impordiga, siis seda infot kuvatakse ka, et seotud panga väljavõtte impordis selles pangas selle kuupäevaga. Ja meil siin esimene rida, mis on programmi poolt juba ära seotud, on kuutasu, seda oskab programm ise siduda ja see läheb muude aknasse ehk siis pangateenuse alla. Ja lühidalt kokkuvõttes veel, et võlgnevuste alla, et siin on kaks rida, sidumine käib võlgnevused ja muud aknas ja võlgnevuste all meie seome arveid ehk siis ostu-müügiarved. Võlgnevuste alla lähevad ka tehingud aruandvate isikutega ja lähevad ka tehingud Maksuametiga. Ja muude alla lähevad sellised asjad, mille kohta põhimõtteliselt arvet ei ole. Et teenustasud, laenulepingute maksed näiteks ja jah, see loetelu on suhteliselt lühike ja muidugi need palgamaksed ka. Et siin on näha, et siin on üks palgamakse ka olnud ja siit üks väike nipikene ka, et kui te teete palgamakseid näiteks internetipangast, et siis te saate, kui te panete kirjeldusse töötasu, siis programm oskab siin muude aknas juba ise selle õige kontoga ära siduda. Ja võtame siis esimese halli rea ette, et siin on sularaha väljavõtmine. See ei ole seotud arvega, selle kohta ei ole mingit arvet. Ja selleks, et nüüd seda siduda, lähme muude alla ja märgime siit kassa. Järgmiseks reaks on meil laenu tagasimakse, selle kohta jälle arvet ei ole, lähme muude alla ja märgime siit lühiajalise panga laenu, siin on näha, et laenu tagasimakse on 100 eurot. Märgime selle siia ja lisaks veel intress 10 eurot. Ehk siis läheb otse kulusse. Erinevus läks ilusti nulli, järelikult läheb see rida roheliseks, kui ma nüüd salvestan. Nii, ja siis on meil siin Maksu- ja Tolliamet. Maksusid me soovitame siduda
niimoodi, et lähme võlgnevuste alla. Tehingud tarnijatega, Maksu- ja Tolliamet peaks kindlasti olema tarnijaks ja paneme selle summa siia ettemaksureale. Me soovitame seda sellepärast niimoodi, et kui põhimõtteliselt midagi läheb kuskil viltu, mingisuguse kuupäevaga asi enam ei klapi, siis on lihtne lihtsalt tasaarveldustest minna ja see tasaarveldus ära kustutada ja siis uuesti siduda. Nii, salvestame selle ära. Ja siis on ettemaks aruandvale isikule. Nagu ma juba mainisin, siis aruandev isik on Merit Activas siis tarnija. Ehk siis lähme jällegi võlgnevuste alla. Valime siit meie aruandva isiku ja siin kirjeldust on näha, et ettemaksu aruandvale isikule on siis see tehingu sisu, et paneme selle ettemaksu ehk siis kõik ettemaksud, ükskõik kes ta on kliendile, tarnijale, aruandvale isikule, maksuametile, alati läheb see siia ettemaksureale. Järgmine rida on meil siis selline väljaminek, mille eest on makstud pangakaardiga, ettevõtte pangakaardiga. Kuna selle kohta on meil ostuarve, siis läheme jällegi võlgnevuste alla. Valime siit õige tarnija ja see ostuarve tuleb meile siia näha. Märgime selle ära ja salvestame. Siin on veel üks ostuarve tasumine. Valime siit õige tarnija ja siis makstud on seda arvet. Märgime selle ära, salvestame. Ja siin on üks kliendi laekumine ka tulnud, et jällegi võlgnevuste alla kõik arvetega seotud asjad. Valime siit õige kliendi ja märgime siis arvet number 1120 euro võrra tasutuks. Et kui klient maksab osaliselt või tarnijale makstakse osaliselt, siis siia summa lahtrisse saab ise selle summa kirjutada. Ja nagu ma enne aruandva isiku näitel näitasin, et kõik ettemaksed lähevad jällegi siia võlgnevuste alla. Valime siit õige kliendi ja summa läheb siis siia ettemaksureale. Ja kui ühest ettevõtte pangakontolt kantakse teisele ettevõtte pangakontole, siis me soovitame kasutada siit muude alt sellist kontot nagu rahateel. Et kui mõlemasse panka see import tuleb, siis on mõlemas pangas nii-öelda üks ja sama tehing, lihtsalt ühest läheb välja, teise tuleb sisse. Et siis see rahateel konto on selline vahekonto, kust liigub see nii-öelda raha sisse ja välja. Ja lõpuks peab ta olema alati kokku 0. Ja nüüd, kui me tahame, et need maksed salvestatakse siis raamatupidamiskannetena ka, peaksime vajutama siit kinnita, et juhul kui jääb mõni rida siia nii-öelda ripakile sidumata, hall-valge, siis ta võib siia jääda, need ei kao kusagile ja nendega saab tegeleda siis, kui näiteks dokument on puudu, sisestatakse dokument ära, et siis saab tulla selle siin ära siduda ja kinnitada. Ja kui XML failist on vaja laadida, et see otseühenduse kaudu ei ole nii-öelda see leping olnud sõlmitud, siis siit avafaili alt saab valida selle XML faili, mis on siis seal pangas salvestatud. Nii, aga kinnitame selle ära. Nii, otseühenduste osas on meil olemas ka käibedeklaratsiooni otse maksuametisse saatmise võimalus. Selle juhend on meil saadaval siin küsimärgi nupu all ja see peaks olema siin finantsi all, et KMD esitamine siit alt siis saate selle juhendi kätte, et kuidas seda saab aktiveerida. Ja lisaks saab ka palgaprogrammist DSD-d otse maksuametisse saata.
Selleks, et majandusaasta aruannet hakata koostama, tuleks esmalt üle vaadata majandusaastate seadistus. Et läheme siis siit seadistustesse ja võtame siit majandusaastad. Juhul, kui see ettevõte on värske, esimene nii-öelda majandusaasta aruanne tuleb esitada ja näiteks pikema perioodi kohta, kui on nüüd majandus või nii-öelda 12 kuud, siis tuleb see nii-öelda majandusaasta siit lahti võtta ja muuta selle algust ja teha see majandusaasta siis selliseks, et see periood oleks selline, nagu seda esitama peab, et juhul, kui näiteks 2022 aasta, ma ei tea, 22. juulil on see ettevõte asutatud, siis kirjutatagi siia see 22. juuli 2022 ja lõpuks jääb siis 23 aasta. Ja siis salvestate ära. Nüüd majandusaastatega sai korda. Nüüd lähme vaatame üle, mida enne majandusaasta aruande koostamist tuleks siis üle vaadata, et võlgnevused on sellised, mida tuleks kindlasti vaadata, et lähme siis müük ja kliendi võlgnevuste aruanne. Siit võtame eelmise aasta lõpu ja tuleks siis vaadata, kas on äkki mingeid vanu võlgnevusi, mida tuleks ebatõenäoliseks või lootusetuks kanda müügi puhul siis. Ebatõenäoliseks kandmine käib siit finants- ja pearaamatu kanded alt. Et tuleb lihtsalt pearaamatu kanne teha, lootusetuks saab kanda otse müügiarve pealt, sealt märgi tasumine nupu alt. Ma näitan korra teile seda ka. Võtame siit ühe tasumata arve, näiteks selle. Ja siit märgi tasumine alt siis saab valida lootusetud debitoorsed võlad, et siis kindlasti ei unusta kuupäeva ära muuta, sest programm paneb siia selle arve enda kuupäeva. Lähme siis kliendi võlgnevustesse tagasi, koostame uuesti aruande. Nii, lootusetud, ebatõenäolised said ära. Kas on võlgnevusi, mida tuleks tasaarveldada või väikesaldosid maha kanda? Et seda on kõige lihtsam vaadata siit sellisest aruandest, mis on klientide järgi järjestatud. Siis on iga klient eraldi välja toodud koos oma saldoga. Siit on näha, et aktsiaselts Merit Tarkvara on teinud meile pisikese ettemakse. Selle ma kannaks hea meelega väikesaldodesse maha. Siis siin saaks tasaarveldada ühe arve ja ühe ettemaksu. Ja rohkem siit kaudu teha ei olegi, et teeme selle klientide tasaarvelduse ja mahakandmise kohe ära. See käib siis maksed alt ja tasaarveldus klientide tarnijatega, et meil oli Merit Tarkvaral üks ettemaks ja üks tasumata arve, et siis saame selle tasaarvelduse siit ära teha. Ja siin on jällegi üks hea nii-öelda linnukese koht, et programm näitaks ainult selliseid kliente või tarnijaid, kellel on pluss- ja miinusrida. Selleks tuleb sisse panna linnuke näita ainult pluss- ja miinusridadega kliente ja siis programm nii-öelda filtreerib need välja. Ja siin on meil nüüd Merit Tarkvara ettemaks, et ettemaksed on alati miinusega. Miinusega võib olla ka kreeditarve. Et siis see on ettemaks, paneme, kuna see on väiksem kui see 15 000, siis paneme siia linnukese ära. Ja kuna tasaarveldus kokku peaks tulema alati 0, seda kokkuvõtet me näeme siin, siis siia me peaks siis arve reale märkima 100 eurot. Nii, ja kui summa kokku on 0, saame salvestada. Tasaarveldus sai nüüd tehtud, lähme uuesti maksete valikusse ja üks väikesaldo oli ka vaja maha kanda, et siit väikesaldode mahakandmise alt, et oleme siis menüüs maksed, eks ole. Ja väikesaldode mahakandmine, siit lisame uue makse. Tegu oli meil kliendiga, kuupäev on sobiv ja siia paneme siis sellele 4 sendile linnukese ja salvestame ära.
Nii, kliendi võlgnevustega meil sai siis korda, ma korra veel näitan teile, et siin ilmselt enam selliseid ridu ei ole, mida meil tasaarveldada või maha kanda tuleks. Ja kes tahab näiteks saata programmist saldoteatisi klientidele, siis seda saab teha siit müük ja saldoteatiste ja meeldetuletuste saatmine alt. Siit saab valida meeldetuletust, kui on vaja näiteks meeldetuletust saata või siis saldoteatis aasta lõpuga. Nüüd jõuame ostude alla. Et ostus tuleks samuti üle vaadata, et ei oleks mingeid selliseid arveid, mis on tegelikult juba tasutud, aga ikkagi meil seal ostu- ja maksuvõlgnevuste aruandes veel ripakil või näiteks mõni tasaarveldus on vaja teha. Et siis lähete ostu- ja maksuvõlgnevuste aruanne. Kuupäev jällegi eelmise aasta lõpp ja siin on võimalik valida võlaliiki. Et kui soovite näha ainult võlgu tarnijatele, siis valite siit vastava valiku. Ja siin on meil nüüd üks ettemaks. Ettemaks on miinusega, kui te pole päris kindlad, et kas see nüüd on kreeditarve või ettemaks, siis saate klõpsata siin dokumendi numbri peal. Et kui siin on panga nimetus, siis on kindel, et see on ettemaksena vormistatud. Miks ma seda räägin, on sellepärast, et kui oleks siin näiteks kreeditarve, siis kui me pärast hakkame neid saldosid kontrollima, siis kõik arved ehk siis nii kreeditarved kui tavalised arved on kõik võlad tarnijatele kontol, et ettemaksed lähevad eraldi kontole. Siit meil siis midagi vaadata ei ole. Ja siit näeb ka võlgasid Maksuametile, seda me kontrollime pärast, aga ma näitan ära, et kõik maksud nii-öelda on siit näha, mis nüüd aasta lõpuga siin üleval peab olema ja samuti on siin võlad aruandvatele isikutele. Kui ma näiteks kasutaks ainult kontot, et ma ei kasutaks seda nii-öelda võlgnevuste osa seal panga väljavõtte impordis, siis ma mingit head aruannet siit välja ei saa, et siis ta on lihtsalt summakonto, et sellepärast me suuname alati kliente kasutama seda tarnijat aruandev isik. Siit on ka näha, et siin on ettemaks. Et panga nimetus on siin näha ja siis on siin ka üks võlgnevus siis dokumendi eest aruandvale isikule. Nii. Siis tarnijatega sai ka praegu ühele poole. Järgmiseks võtame lao. Et laos tuleb teadagi teha inventuuri iga aasta, vähemalt iga aasta lõpuga enne aastaaruande koostamist. Ja neid inventuuri tulemusi siis võrreldakse seisuga programmis ja kui siin on erinevusi, peaks tegema siis korrigeerivad kanded siin lao liikumiste all. Et siis lähete ladu, lao liikumised ja siin saab uue lao liikumise alt siis valida, kas soovitakse sissetulekut või väljaminekut teha. Vastavalt vajadusele siis. Ja kust nüüd seda laoseisu näeks, on selline koht nagu laoseisu aruanne. Siia paneme eelmise aasta lõppu, siin on näha kõik kaubad, mis meil laos on. Laoseisud siis kogustes, hindades, rahas. Ja kui teil on näiteks mitu laokontot, siis laoseisu aruanne polegi see kõige parem aruanne teie jaoks, et kõige parem oleks siis sellisel juhul kasutada laoseisu kontrollaruannet, et siit saab valida kohe eraldi konto, et missugust kontot te soovite nagu kontrollida või selle laoseisu näha. Ja kui siia midagi ei vali, siis programm lihtsalt näitab kontode kaupa kõiki neid kaupu. Me valime siit eelmise aasta lõpu ja siin on siis näha kõik need kaubad. Üks oluline asi veel on, mida ma pean kindlasti ära mainima, et hea oleks, kui iga kuu lõpus, et kui te kasutate ladu, siis iga kuu lõpus võiks teha läbi lao omahinna ümberarvestuse. See järjestab kõik need, kuna meil on first in, first out see lao arvestusmeetod, siis
siis see paneb nii-öelda õiged hinnad õigetele asjadele õiges järjekorras. Ja siit võib valida artiklit, kui soovite mingile kindlale artiklile selle omahinna ümberarvestuse teha. Aga ma soovitan alati nagu kõigile teha. Ja siin on veel üks oluline lahter, et kui te seda teete, siis märkige siia ka alguse kuupäev, et juhul, kui teil näiteks on programmis mingisugune 3 aasta raamatupidamine ja no oletame, et 2022 aasta aruanne on ka Merit Activa järgi tehtud, siis pange siia alati kuupäevaks selle majandusaasta alguse kuupäev, mille kohta veel aruannet koostatud pole. Et mina panen siia siis 01.01.2023, kuna 2023 aasta aruannet me praegu siin vaatame, kuidas teha. Ja siis tuleb vajutada omahinna ümberarvestus. Kuna minul oli siin hästi vähe neid artikleid, siis minul tehti see kohe ära, aga siin annab programm ka teate, et võite rahulikult oma tööd jätkata, et see võib aega võtta, et siis võite oma teisi asju edasi teha ja programm annab siis teate, kui on see lõpetatud. Ja laokoguste ümberarvestust oleks ka mõttekas teha. Et selleks vajutate kaupade nimekirjas koguse ümberarvestus, et see toimub kõigil väga kiiresti. Ja üks asi veel, millele ma pean tähelepanu juhtima, on see, et kui laoseisu aruannet võtate, siis kindlasti ei tohi olla laoseis miinuses. No tegelikult ka ei saa ladu ju olla mitte mingi kuupäevaga miinusesse nii-öelda müüdud, et ma ei saa. Et kui on miinussaldosid, siis see tuleb kindlasti enne korda teha ja siis teha lao omahinna ümberarvestus ja vaadata seda nii-öelda aruannet pärast seda. Kui teil on neid kaupu palju, te ei näe, esmalt ei hooma seda nii-öelda seda mahtu ja raske on nagu seda nii-öelda neid koguseid üle vaadata, siis XLS faili saab selle aruande võtta ja siis saab laoseisu nii-öelda järgi selle Excelis järjestada ja need miinuskogused tulevad sealt kenasti välja. Et kindlasti omahinna ümberarvestus enne majandusaasta aruande koostamist tuleb läbi teha. Ja laoga siis ongi kõik. Nii, aga järgmine on meil siis põhivara, et lähete siis põhivara ja põhivarad. Et siin tuleks kindlasti üle vaadata, et oleks kõik amortisatsiooniarvestused tehtud kuni majandusaasta lõpuni, selleks siis lähete põhivara amortisatsiooniarvestus. Et siin ongi näha, et meil novembri amortisatsioon on hetkel tehtud, aga detsembrit ei ole. Et siis lisame siit uue amortisatsiooni arvestuse ja salvestame selle ära. Nii, nüüd on selle aasta amordid tehtud. Siis järgmisena vaataks üle, kas on äkki selliseid põhivarasid, mis on juba amortiseerunud, mis nii-öelda on juba kasutuskõlbmatu. Et seda nimekirja te näete, kui lähete põhivara ja põhivarad. Et siin on meil nüüd jääkväärtus on ühel arvutil on 0 ja see põhivara kantakse ka juhatuse otsuse alusel siis maha. Hetkel on ta meil veel maha kandmata, aga teeme selle ka koos ära. Et lähete siis põhivara ja põhivarade mahakandmine. Siis klõpsate uus põhivara mahakandmine ja dokumendiks panete kas siis mingi numbri, mingi viite sellele põhivarale, mahakandmisele, et ma panen siia praegu ühe dokumendi kuupäev, mis kuupäevaga see maha kantakse. Ja valite siia selle põhivara. Meil oli see arvuti, mis oli amortiseerunud ja kasutuskõlbmatuks muutunud, et valime selle. Programm näitab, et jääkväärtus on 0 ja soetusmaksumus on selline. Kui ma vajutan salvesta, siis siit kannet vaadates näeb, et nii-öelda see põhivara on nii kulumikontolt kui ka sealt põhivara soetusmaksumuse kontolt maha kantud. Ja üks oluline asi veel, mida kontrollida, on meritpalk.
Vaatame kõigepealt veel üle, et kas meil on saadetud Merit Activasse siia ka need palgakanded kõik ära, et seda saab vaadata siis finants- ja pearaamatu kanded alt, et kõik need palgakanded ilmuvad siia. Et siin on näha, et viimane palgakanne on olnud meil novembri kohta, ehk siis detsember on veel saatmata. Selleks läheme siis Merit palka ja olete kindlasti detsembrikuus 2023, et see kanne oli meil puudu ja siis tasude arvestus, pearaamatu kanne. Ja selleks, et seda pearaamatu kannet saata, tuleks siis vajutada Merit Activa nuppu. Ma näitan teile sellise otseühenduse ka ära, et Merit Activa ja Merit Palga vahel saab siis teha API-ühenduse ja ühe hiireklõpsuga saata selle kande Activasse ära. Et siin on näite API seadistusi, et see API ID ja API võti tuleks teha valmis siis Merit Activas. Ma näitan teile ka, kus, et siin seadistuste all ja API seadistus. Et seal saab selle võtme koostada. Siia võite enda jaoks panna mingi viite sellele programmile, mida siis liidestatakse, et mul on see juba siin valmis tehtud, Merit Palk näiteks, koostate võtme ära ja siis koostatakse sellised API ID ja API võtme nagu paarid. Et need tuleb kopeerida siit ja paste ida siis, kleepida siia Merit Palka sellesse pearaamatu kande saatmise aknasse. Ja peale salvestamist siis saate selle Activasse ära saata. Nii. Et seda peaks tegema ainult ühe korra, edaspidi saate lihtsalt vajutada nuppu, et saada kanne Activasse ja ongi ta juba saadetud. Nii. Ja seda ma mainin ka ära, et aastaaruande jaoks saate te vaadata ka aasta keskmise töötajate arvu, et selle aruande leiate siis tasude arvestus ja aasta keskmise töötajate arvu aruanne. Et siin ta kuvab ilusti ära keskmise töötajate arvu ja siis erinevate lepingute lõikes samuti ja aastate. Nii, aga siis hakkame siis kontrollima, et mina kasutan Activas siis kontrollimiseks kõige tihedamini käibeandmikku, kuna seal on näha nii tulu-kulu kui ka Activa passiva kontod, et terve pilt on kohe ees. Selleks siis lähete finantskäibeandmik ja võtame siit eelmise aasta. Muidugi võib ka bilanssi ja kasumiaruannet eraldi võtta, et kui see pilt nagu rohkem meeldib. Aga siin on nüüd kõik need näha, kõik kontod, Activa, passiva ja tulu ja kulu. Võtame selle praegu PDF-i, et siit on hästi mugav siis võtta. Ja paneme selle siia külje peale. Ja esimene konto meil siin kohe on kassa. Et kassa ei tohi mitte kunagi olla miinuses. Ja kassajääk peab siis kajastama seda rahajääki, mis on tegelikult aasta lõpuga siis kassas olemas. Et käibeandmikus on siis algsaldo näha ehk siis aasta algus, algsaldo debet-kreedit, siis on käibed ja siis on see lõppsaldo, et meie vaatame hetkel neid kõige kahte viimast veergu. Siis järgmisena tulevad pangad. Et neid saab siis võrrelda nii-öelda pangasaldodega aasta lõpus. Kui siin nüüd mingi vahe on, et siis saab kõige mugavamalt kontrollida seda bilansi järgi näiteks. Et bilanssi on võimalik võtta, näitan teile ka, et finantsbilanss siis perioodiks kuu ja perioodide arv 12 ja bilansi lõpukuupäev siis 31.12.2023 ja kindlasti detailne, et siis on need saldod kenasti näha, et siin kui iga kuu on siis eraldi välja toodud, et siin saab siis näpuga järge ajada, et mis kuu lõpuga see vahe tuleb ja hakata siis vaatama neid kuutehinguid, et kas on midagi puudu, midagi on üleliia, et
saab siis vaadata selle järgi, et nende siniste summade peal saab ka klõpsata, et siis programm teeb siis teile pearaamatu valmis ja saate vaadata, mis siin toimunud on selle kuu sees. nii, pangaga sai korda, järgmised on meil ostjatelt laekumata arved, et see summa siin. et seda nüüd kontrollida, tuleb minna siis müük ja kliendi võlgnevuste aruanne. eelmise aasta lõpuga ja järjestuseks võtame siis maksetähtpäeva, siis on see aruanne lühem. Nii, siin me peaks vaatama siis võlgnevuste arvete eest. Ehk siis see summa, kas see klapib sellega, mis on käibeandmikus lõppsaldo teebetis. see on kenasti see, mis ta olema peab. ja siis on meil siin ka ettemaksed ehk siis klientidelt saadud ettemaksed. see on alati miinusega, see on täiesti okei. ja selle konto leiame siis siit altpoolt kahega konto, ostjatelt saadud ettemaksed. siin on ka kenasti 15 eurot ettemaksu. siis on meil maksude ettemaksukonto. et see 100 eurot. selleks programmist tuleks siis võtta siis ost ja ostu- ja maksuvõlgnevuste aruanne. siit siis eelmise aasta lõpp ja võlaliigiks võlad Maksuametile. et ettemaksud on jällegi siin miinusega ja kui siin oleks mitu miinusega rida, siis kõik need miinusread tuleks kokku liita ja saate siis selle summa, mis on siin maksude ettemaksukonto lõppsaldos. siis on meil eraldi toodud välja siin maksude lõikes ka erinevad maksuvõlad. siin on näiteks töötuskindlustusmakse võlg, et kui nüüd liikuda siin käibeandmikus natuke allapoole, kahega kontod on meil maksude võlad, siis töötuskindlustusmakse võlg on siin. et palgakandest tuleb ta tavaliselt kahe reana, et siis töötuskindlustusmakse võlgasid peaks siin olema kaks ehk siis see siin ja see siin. et kui need kaks kokku liita, siis saategi selle summa, mis siin on. järgmine on meil erisoodustuse tulumaksuvõlg. see on meil siin ka näha 73,50, see on ka okei. töötuskindlustus sai ära, üksikisiku tulumaks on 17,96, see on ka siin kenasti olemas. ja sotsiaalmaksuvõlgasid on meil siin kaks tükki, üks on siis palgasotsiaalmaks ja teine on auto erisoodustus, et kui need kaks kokku liita, siis on jällegi siin sotsiaalmaksuvõla lõppsaldos see, mis olema peab. ja viimane on meil käibedeklaratsioon, et see KD viitabki siis käibedeklaratsioonile. et juhul, kui mõni KD oleks siin miinussummaga, siis see sisalduks ka ettemaksukonto saldos. ja see käibemaksuvõlg ka on täpselt sama. et üks asi on nagu programmisiseselt kontrollida, aga oluline asi on ka nüüd võtta sealt Maksu- ja Tolliametist saldopäring tekkepõhine. ma tegin teile siin paar pilti ka, et kuidas seda siis võtma peaks. et kui te Maksuametisse sisse logite, siis on seal selline koht nagu arvestus ja võtate sealt saldopäringud ja tekkepõhise maksuperioodi kohta kindlasti ja siis majandusaasta lõpu kuupäev. ja selle siis koostate ära ja see aruanne ise näeb välja selline. kontrollime selle ka siis kohe ära, et lühidalt kokku võttes, et kui nii-öelda on olukordi, kui siin nii-öelda maksuvõlgade osas on ka miinusega ridu. et need miinusega read Merita Activas peaksid olema ka maksude ettemaksu konto saldos. ehk siis kõik miinusega read liidate siit kokku ja liidate selle siis sellel ettemaksukonto jäägile.
ja see siis peaks kokku andma selle saldo, mis on meil maksude ettemaksukontol siin raamatupidamises käibeandmikus. Nii, ettemaksukonto saldo on siis Maksuametis 100 ja ka raamatupidamises on see 100. Vaatame maksud ka igaks juhuks üle, et erijuhtude tulumaks 73,5 on meil siin erisoodustuse tulumaksu võla all, see on okei. Käibemaks on õige. Kogumispension on 29, see on ka siin olemas. Tulumaks 17,96 klapib ja sotsiaalmaks on meil ka see nagu olema peab. Ja viimane on veel töötuskindlustus 34,8, see ka ilusti klapib. Et kui siin nüüd midagi ei klapi, siis tuleb jällegi võtta kuude kaupa nii-öelda need ette, kõigepealt vaadata üle, kas on olemas kõik palgakanded, kas käibedeklaratsioonide summad on need, mis nad olema peavad, ehk siis klappima nii Maksuametis kui ka siin programmis. Ja võib-olla on jäänud tegemata mingisugune intressikanne, Maksuametile intressi makstud, et need tuleks ka kajastada siis pearaamatu kannete all üles võtta. Ja ega siin muud ei olegi. Et kui ükskord see maksude süsteem nagu selgeks saab, siis ta on põhimõtteliselt elu lõpuni selge, et siis teate juba, mida ja kuidas kontrollida. Aga nii, maksud ettemaksukonto sai meil ära, maksuvõlad said ära ja siis on meil nõuded aruandvate isikute vastu. Et nüüd nõudeid aruandvate isikute vastu kontrollida on meil ostu- ja maksuvõlgnevuste aruanne ja võlaliigiks siis võlad aruandvatele isikutele. Koostame aruande. Et siin on näha, et nõuded aruandvate isikute vastu siis on 60 eurot ja need on siis aruandvatele isikutele tehtud ettemaksed. Ehk siis nagu ma enne juba mainisin, ettemaksed miinusega, aga siin see summa ei klapi. Et siis tuleb jällegi võtta ette kõige parem koht, kust vaadata, on siis nii-öelda ühelt poolt seesama aruanne, teha kindlaks, millal see nii-öelda käest läheb, mis kuus, et selleks me kasutasime siis bilanssi kuude lõikes 12 perioodi ja aasta lõpu kuupäevaga koostearuanne. Ma võtan selle PDF-i, et oleks natuke kompaktsem vaade. Nii. Ja nõuded aruandvate isikute vastu, et siin on näha, et detsembris on siis 60 ja alates juuni lõpust siis on 10 eurot siin kaasa jooksnud. Et siis ostu- ja maksuvõlgnevuste aruanne. Võtame siit näiteks siis, võtame 30.05, vist oli ikka 30 päeva mais, 31 päeva. Võlad aruandvatele isikutele, koostame aruande, me siin on ilusti 0, nii nagu olema peab. Võtame nüüd 31.05, 31.06, 2023, koostearuanne ja ostumaksu võlgnevustes on ta 0, aga bilansis on juba juuni lõpus siis meil saldo. Ehk siis selle järgi tundub, et see summa on nii-öelda käinud läbi konto ainult, et läbi võlgnevuste aruande ta ei ole läinud. Ja siis me saame vaadata juba juuni tehinguid aruandvate isikute nõuete kontol siis. Selleks on kõige parem kasutada siis finants ja näiteks pearaamat. Et võtame siit 01.06.2023 kuni 30.06.2023 ja paneme siia 1230 konto. Vaatame, mis seal siis selle juunikuu jooksul toimunud on. Siin on üks pangamakse, et see PA viitab pangamaksele ja kui me nüüd vajutame siin dokumendi peal, siis me näeme, kus see tehtud on. Ja siit on näha, et tehinguliigiks on muud väljaminekud. Kuna aruandev isik on ka meil tarnija, siis tegelikult peaksin olema hoopiski tehingud tarnijatega. Et
ma veel korra mainin seda, et isegi kui siin dokumendi veerus poleks seda number 2, siis siin saab ikkagi vajutada ja vaadata nii-öelda, kust see kanne tuleb. Ja siit on näha, et PA27 on olnud ja Coop Pangast lähme otsime selle pangamakse üles ja parandame ära. Et siis siin maksete all maksed ja meil oli Coop Pank, maksete nimekiri, siit siis näete juba nii-öelda koostatud makseid. Ja siin see PA27 ongi. Klõpsame selle lahti, võtame muuda nupuga lahti ja siin tehinguliigiks siis paneme tehingud tarnijatega. Kindlasti jätke endale meelde see summa, sest see kaob ära nii, kui ma tehinguliiki vahetan. Tehingud tarnijatega ja aruandev isik oli meil Mart Murakas. Näitame, et tema on saanud siis 10 eurot ettemaksu. Salvestame ära. Nii. Kuna see nii-öelda parandus sai meil nüüd tehtud, võtame uue käibeandmiku ka. Kustame siit aruande. Sisuliselt siin midagi ei muutu, aga seda ei tasu unustada, sest pärast võrdlete nii-öelda valede saldodega käibeandmikut, et siis tekib palju segadust. Nii. Siin siis on meil nüüd järgmiseks. Ja, vaatame selle võlad aruandvatele isikutele ka üle. Kui me juba seda kontrollisime, siis jällegi ost ja ostumaksu võlgnevuste aruanne. Ja paneme eelmise aasta lõppu ja võlad aruandvatele isikutele. Et nüüd on kenasti siin ettemaksude all 60 ja siin on ka samuti 60. Nii, ja võlg aruandvale isikule peab meil olema 23,08 ja selle leiate siit. Ja see on ka kenasti see, mis olema peab. Järgmine on meil müügiks ostetud kaubad, et see peab lao seisuaruande lõppjäägiga siis kokku minema. Kontrollime selle ka üle. Siin lao all on siis lao seisuaruanne. Kui teil on mitmel kontol need laosaldod, siis võtate lao seisu kontrollaruande eelmise aasta lõpuga ja võt see summa siin peaks klappima sellega, mis on kontol. Et kui need ei klapi omavahel, siis peaksite tegema kindlasti läbi oma hinna ümberarvestuse ja alates siis majandusaasta algusest. Et see teeb üldjuhul selle saldo kenasti korda. Nii. Ettemaksed tarnijatele. See on jällegi, kuna see tuleb ostuarvetest, siis läheme jällegi ostu alla ja võtame ostu ja maksuvõlgnevuste aruande. Eelmise aasta lõpp ja võlaliigiks siis võlad tarnijatele. Miinusega rida jällegi ettemaks või kreeditarve, seda saab kontrollida dokumendi numbri peal vajutades. See on nüüd pangamakse, järelikult on tavaline ettemaks. Ja 6 eurot on siis nii, nagu olema peab. Nii, ja siin need plussiga summad on siis võlad tarnijatele ja see on siin. Et siis need kaks summat tuleb siin kokku liita ja saada siis see saldo, mis on siin. Nii, ettemaksed tarnijatele, järgmine on meil põhivara, et algab see maa põhivara grupist. Kõige parem aruanne, kust kontrollida, on siis põhivara ja põhivarade koondaruanne. Siit võtame eelmise aasta kindlasti detailse ja siin on gruppide kaupa siis välja toodud algsaldod, nii-öelda lõppsaldod ja nii-öelda vahepealsed liikumised. Et meie peaksime hetkel vaatama seda soetusmaksumuse veergu siin 31.12.2023. Võtan selle ka PDF-i, sest PDF-i vaade on natuke kompaktsem. Ma loodan, et teie ka näete kenasti. Et siis maagrupp on meil siin, maad ei amortiseerita
ja see soetusmaksumus, mis meie vaatame, on siis 2023 aasta lõpuga, on 15 000 ja lõppsaldo on ka kenasti 15 000. Järgmine on transpordivahendite grupp. Siin on transpordivahendid meil, soetusmaksumus peaks olema 30 000 ja soetusmaksumus on 30 000. Ja transpordivahendite akumuleeritud kulum on siis kogukulum 31.12. 2023, et siis 2250, see on ka. Nii, kui siin on vahe, et see koondaruanne ei lähe kokku selle saldoga, mis on käibeandmikus, siis tasuks kahtlustada seda, et kas ostuarve peal on ikkagi valitud see põhivarakaart või on sisestatud tavaline artikkel, et kui tavaline artikkel, siis ta nii-öelda põhivarade moodulisse ei jõua, vaid kajastub siis ainult selle liikumisena konto peal. et see on kohe selline ohumärk. Ja järgmine on meil siis arvutid ja arvutisüsteemid. Et siin lõppsaldo peaks olema 0, sest viimane arvuti nii-öelda, mis me maha kandsime, oligi see arvuti ja arvutites ja arvutisüsteemides peaks siis soetusmaksumus olema aasta lõpuga 0, mis ta ka siin lõpus on. Ja kulum samuti peaks olema 0 ehk siis kogukulum ja see on ka kenasti 0. Ja üks asi veel, mida me kontrollida saame, on siis kulukonto ehk siis kulum perioodis. Et see summa siis peaks olema meil siin kulukontol põhivarade amortisatsiooni kulu ja see on ka nii, nagu ta olema peab. Nii, siis põhivara sai meil ka ära. Võlad tarnijatele sai ka ära, siis järgmine on meil palgavõlg. Ehk siis läheme nüüd palgaprogrammi. Et selle kontrollimiseks peate kindlasti olema detsembrikuus 2023, sest sellega lõpeb majandusaasta. Ja ma muutan natukene. Okei, jääb nii nagu on. Ehk siis palgavõlg. Palgavõlga saate kontrollida, kui võtate siit väljamaksed ja deklareerimata maksuvõlgade aruanne. Siin on nüüd kajastatud kõiki nii-öelda välja või arvestusi, mille väljamakse ei ole veel toimunud, ehk siis aasta lõpuga ei ole see nii-öelda väljamakse veel toimunud. Siin on väljamakse nii-öelda bruto, aga käibeandmikus on meil netosummas. Ehk siis me peaksime võtma selle väljamakse bruto ja lahutama siit maha kõik kinnipeetavad maksud ehk siis tulumaks, tööandja töötuskindlustus ja kogumispension. Kui on mingeid kinnipidamisi, siis siin aruandes neid kinnipidamisi ei ole arvesse võetud, et need peab siis täiendavalt maha võtma, et näiteks, ma ei tea, kohtutäiturid, mingid toidurahad, et nende võrra on tegelikult siin käibeandmikus palgavõlg väiksem. Meil siin ühtegi kinnipidamist ei ole ja lõppsaldo krediitis siis tegelikult klapib sellega, mis välja maksmata veel on. Ja siit sellest aruandest saame üle kontrollida ka deklareerimata maksuvõlgade saldod. Ehk siis need hakkavad siit 2460 kontost. Esimene summa on meil deklareerimata sotsiaalmaks. Ehk siis kontrollime seda krediitsaldot ja vaatame, kas see selle summaga siin klapib. Klapib küll. Deklareerimata isikutulumaks on siis see summa siin, see on ka nii, nagu olema peab. Ja deklareerimata töötuskindlustus on siis
summa nendest kahest summast siin, see ja see on ka õige. Ja siis on viimane deklareerimata kogumispension. Kui siin nüüd jällegi mingi vahe on, siis tuleb võtta kuude kaupa jällegi bilanss ja siis vahetada siit kuud, et kui näiteks soovite juunit kontrollida 2023, siis võtate siit juuni ja käibeandmiku, siis võtate kuni juuni lõpuni 2023 ja siis teete kindlaks selle nii-öelda vahe tekkimise kuu. Ja siis saab vaadata juba selle konkreetse kuu palgakannet, et kas see on samasugune nagu on Activas. Nii, ja siis meil on nüüd siin veel. Järgmine on puhkusetasu kohustus, et puhkusetasu kohustuse summa tuleks siis iga aasta lõpuga ka ümber hinnata ja selle ümberhindamise summa siis saate jällegi detsembrist 2023 palgaprogrammist, kui minna siis töökatkestused ja puhkusekohustused. Siin on nüüd üks selline linnukese koht, et päevatasu leidmisel arvestuskuu. Kui te selle sisse panete ja kui te olete detsembris, siis võetakse sisse siia ka detsembri tasu. Mina seda praegu sisse ei pane, koostame aruande ja siin on nüüd näha puhkusekohustuse summa kokku ja siis on ka need maksusummad, mis sellise kohustuse pealt siia juurde tulevad, et see summa, mis teil nüüd siin kontol peaks kajastuma, on välja toodud siin. Ja see ümberhindamine tuleb Activas teha siis pearaamatukannete all finants ja pearaamatukanded. Et minul on ta olemas juba siin. Et kellel on mitmes majandusaasta juba, et tuleb nii-öelda ümberhindamine, et mitte esimese aasta ülesvõtmine, siis tuleb see muutuse summa siia pearaamatukandesse panna. Ja siis palgaprogrammiga on hetkel kõik. Mainin selle ka ära, et siin palgaprogrammis saab ka maksekorralduse panka saata, et siin tuleks ka see autentimine teha. Ehk siis siin pangakontode all, kui siin oleks pangakonto, siis siin saaks ka selle otseühenduse linnukese sisse panna ja seda saab ka teha see juhatuse liige ise, et kui anda talle piiratud kasutajaõigused, siis ta saab tulla selle otseühenduse siia sisse lülitada. Et ei pea see juhatuse liige teie juurde kohale tulema. Et Activas siis samamoodi, et selle otseühenduse, kas siis pankadega, ma ei tea, e-arvete operaatorite aktiveerimised, et need saab teha siis see juhatuse liige ära distantsilt piiratud kasutajana. Nii. Müügikäibemaks ja sisendkäibemaks, et need peaksid alati kokku olema nullid kuu lõpuga. Et kui on jooksev kuu, näiteks kui ma praegu aprillis vaataksin oma aprilli käibeandmikut, siis siin võivad olla summad, sellepärast et aprilli käibedeklaratsioon ei ole mul veel koostatud ja siis ühtlasi on need nii-öelda käibemaksude saldod siis sulgemata. Kui käibedeklaratsioon ära teha, siis peaksid siin alati kokku olema nullid. Nii, tasumisele kuuluv käibemaks sai ära, maksuvõlad said ära, ostjatelt saadud ettemaksed said ära. Et palgaprogrammist saaks veel kontrollida seda palgakulu ja sotsiaalmaksukulu. Et selleks, et seda kontrollida, peaksite minema siis tasude arvestus ja tasude ja tundide aruanne. Et siit, kuna me oleme detsembris 2023, siis võtame jooksva aasta ja koosta-aruanne. Nii. Et juhul, kui siin on nüüd mingisuguseid riigieelarvest makstavaid, ma ei tea, puhkusetasusid, et siis neid ei tohiks siia palgakulusse nagu juurde arvestada, et siin tasuliikide valikus saab ka nii-öelda ära märkida, et milliseid tasusid siis sisse võtta ja milliseid mitte.
et kuna see on nõue nagu Sotsiaalkindlustusameti vastu, no näiteks pikendatud põhipuhkus, siis seda siin summas ei kajastu, et see on nõue. Ja vaatama peaks siis seda summat siin, et see on nüüd palgakulu kokku ja sotsiaalmaksu kulu all on meil siis nii sotsiaalmaks, mis on välja toodud siin veerus, kui ka siis tööandja töötuskindlustus, et need kaks summat peaksid andma selle sotsiaalmaksu kulu. Ja siis on meil saldodega hetkel kõik. Et panen selle käibeandmiku praegu kinni ja võtame siis ette selle, kuidas koostada seda majandusaasta aruande faili. Et selleks tuleb siis minna finants- ja majandusaasta aruanded. Et siin ühtegi majandusaasta aruannet mul veel koostatud ei ole. Klõps on uus aruanne peale. Et siin on nüüd toodud väike spikker välja, et missugused on need nõuded aruannetele, et millise ettevõtte näitaja alla siis teie ettevõte kuulub. Et varad kokku näiteks mikroettevõtja puhul on 175 000, et kui läheb üle selle, siis see bilansi maht, siis peaks juba vaatama, et äkki on väikeettevõtja all. Muidugi, kui te isegi vale siit valite, siis see RIK ettevõtja portaal annab ise teavituse, et see ei ole õige vorm, mis valitud on. Nii valite siis siit aruandlusperioodi. Mina esitan 2023. aasta kohta perioodide arv. Mina olen alati valinud ainult aruandeperiood, sest siis tuuakse ainult 2023 aasta nii-öelda numbrid sinna, laetakse sinna RIK-i ülesse. Ja aruande vormiks siis, kuna see ettevõte on nüüd väikeettevõtja, siis valin siit väikeettevõtja. Ja siin saab valida siis neid aruande nii-öelda vorme, et bilanskasumi aruanne on kohustuslikud, rahavoogude aruanne on siis väikeettevõtjal ka minu meelest vabatahtlik, et kui tahate, siis võite selle sisse panna, lisada selle aruande ära. Ja kui nüüd ikkagi otsustate peale seda lisamist, et ei soovi seda rahavoogude aruannet, siis siin aruande vormide valimise all saate selle rahavoogude aruande ära võtta. Ja siis on meil see aruande nii-öelda põhivalmis ja PDF, siit saate siis endale varuda selle ja XBRL faili peal või nupu peal vajutades saate siis koostada selle faili. Ja üleslaadimine käib siis RIK-ist, et rik.ee, logite sealt sisse ja valite sealt aruande esitamine. Ja lisate uue aruande ja seal on nüüd peale seda aruande lisamist tuleb teil ette selline vaade, et siis see aruanne on lisatud ja see üleslaadimise koht on siis siin aruande XBRL laadimise nupu all, et sinna vajutate, siis tuleb ette selline pilt ja faili saate valida siit vali fail alt ja faili perioodiks siis ainult aruandeperiood. Salvestate ära ja siis need andmed laetakse põhiaruande selle vormi peale. Et tihtipeale tuleb nii-öelda sellest failist ümarduste vahe, see võib olla kuni 1 euro suurune. No mõningal üksikul juhul ka 2 eurot. Et sellisel juhul tuleks ise need nii-öelda see valida, et kuhu see 1 euro panna. Et seda tuleks siis vaadata siit bilansi järgi, näiteks kui bilansist tuleb vahe, et see tuleks klappima panna siis selle ümardatud
selle bilansi mahu järgi siis. Kui siin on 343,795,83, siis võiks see summa olla 343,796. Et see 1 eurone nii-öelda ümarduste vahe on täiesti tavapärane. Ja peale majandusaasta aruande koostamist, kui on otsustatud siis jagada näiteks dividende, siis selle dividendide kande saate teha siit finants ja pearaamatu kanded alt. Lisate lihtsalt uue pearaamatu kande ja see kanne tuleb alati siis otsuse kuupäevaga, et ei tee majandusaasta lõpuga, vaid hoopiski selle kuupäevaga, mil otsustatakse, et see dividend nüüd välja jagatakse. Ja meil on selline väike juhend ka siin kodulehel, et kui te lähete tugi alla, siit Merita Activa juhendid ja Activa kasutamisel tekkinud küsimused, et siin on meil dividendide kajastamise kande näidis täiesti olemas. Võite selle järgi teha. Ja mis siis veel, et meil on tavaks panna ka nii-öelda majandusaasta kinni, et kogemata ei ole võimalik sinna aastasse enam kandeid teha, kui majandusaasta anne on nagu esitatud, et selleks, et seda kinni panna, lähete seadistused ja majandusaastad. Et meil on nüüd selline uuendus ka, et kui nüüd nii-öelda tahta muuta seda mitteaktiivseks seda majandusaastat, siis automaatselt filtreeritakse selles ostuarvete nimekirjas näiteks välja ka nende mitteaktiivsete majandusaastate dokumendid, et te ei näe neid dokumente siin vaikimisi. Et siis, kui te soovite neid ikkagi näha, siis siin kande kuupäeva veerus on peal filter, automaatne filter. Ja siit vajutate selle luubimärgi peale ja siis on näita kõiki, et siis programm näitab teile kõikide aastate dokumente. Et kui te soovite ikkagi näha, siis majandusaastat mitteaktiivseks ei muuda. Ja võite seda salvestamist piirata siis selle välja kaudu. Et kui meil nüüd on soov, et 2023 aastasse enam ühtegi kannet ei tehtaks, siis me jätame siia salvestamine lubatud perioodis alguseks 1. jaanuar 2024 ja kuni kuupäev, see ei ole oluline. Ja salvestate ära. Ja isegi kui te prooviksite nüüd 2023 aastasse mõne kande teha, siis programm ütleb, et sinna kannet enam salvestada ei saa. Ja lõpetuseks ma näitaks teile, kus on kõik meie juhendid, et meie kodulehe kaudu siis merit.ee siin tugi all Merita Activa juhendid leiate siit Merita Activa alt ja Activa juhendid. Ja võite vaadata ka näiteks videojuhendeid Activa kasutamisel tekkinud küsimusi, et seal on ka palju sellist kasulikku infot ja siis Merit palgajuhendid leiate ka tugi ja Merit palgajuhendid alt. Et siin palgapilve versiooni juhendites siis leiate terve hunniku neid juhendeid ja kui ikkagi ei leia, programmist tuleb mingisugune probleem kontrollimisel ja ei leia seda viga ülesse, siis kliendi tugi on kindlasti nõus teid õigele teele juhendama. Et kirjutada saab meile siis siit kaudu meili ja saab ka chati kaudu otse programmist, nii Merit palgast kui Merit Activast siit jutumulli kaudu ja muidugi ka helistades. Et oleme alati nõus teid abistama. Aga suured tänud teile, et tulite kohale. Ma loodan, et sellest veebiseminarist oli teile abi ja minu poolt on kõik. Aitäh! Ja minu poolt ka suur aitäh, Diana, sulle väga põhjaliku ülevaate eest ja nagu Diana mainis, siis varsti kuskil ütleme nädala pärast paneme siis juba ka videosalvestuse meie kodulehele
Activa juhendite alla, et saate rahulikult siis järgi vaadata ja loodame, et siis kohtume teiega taas. Meie poolt aitäh!